Miks just see lugu? Tere hommikust, Maicel Astur. Tere hommikust kõigile, aitäh kutsumast. Miks just see lugu? See oli, ma arvan, siuke hea asjade kokkulangemine, et täpselt päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva toimus Keilas üritus nimega Fightland. Mul oli vastas siis Vene võitleja, kes ma teadsin, tuleb sisse kindlasti Vene räpiga. Ja siis meil oli hea mõte, ta ei tule sisse siis Eesti lauluks, korraliku Eesti lauluga ja see läks kuidagi inimestele nii peale seda ma korra vahetasin, aga siis läksin tagasi kohe uuesti. See on profisport, et rahvas tahab näha show'd, see ei ole lihtsalt see, et me läheme lihtsalt puuri või ringi ja paneme seisu, anname üksteisele lõuga ja lähme koju, vaid see on ikkagi profisport, rahvas tahab näha show'd, kui te tulete Tonniravi jääl tuleval laupäevast ja näete seal ma ei tea, 60 vipplauda, rahvastribüündel, möll käib, et inimesed panevad peokleidid selle, kes paneb ülikonna selga, et tulla vaatama tipptasemel show'd. Kas sa kardad ka seda poolakat? Ja ikka muidugi, alati on hirm sees, me oleme kõik inimesed, aga hirmul ja hirmul on vahe, et kas sa oled hirmul ja lööd krampi või sa oled hirmul ja suudad selle hirmu pöörata enda kasuks ja olla veel näljasem ja veel rohkem valmis plahvatama. Huvitav, mida sa seal siis kardad? Kas sa kardad seda, et ta lööb valusalt või sa kardad seda, et ta paneb sind hävima ja siis sinu fännid ütlevad sulle, et no kuule, Maicel, teinekord paremini või mis, kui sa nüüd dekonstrueeriks seda hirmu, mis seal sees on? See hirm on pigem selline, et ei ole nagu hirm selles, et ma nüüd kaotan ja nüüd on piinlik või et ma kaotan ja siis mul pole enam sõpru. See ei ole selline hirm. See on selline hirm, et sa oled teinud midagi, millegi nimel nagu nii palju tööd, oma unistuse nimel nii palju tööd. Ja see, et sa lähed nagu nende inimeste ees nüüd puuri võitlema teise sportlasega, kes täpselt sama palju teinud tööd, täpselt samamoodi tahab võita nagu sina, keegi teist peab kaotama, siis see olukord tekitab selle pinge, mis tekitab ka hirmu. Milline on mänguplaan, mis on sellel Oskar Hertšikil need tugevad küljed? No nagu ikka lühem mees, siis ta tahab distantsi ära süüa, tahab tulla mulle lähedale, vajutada suuri haamreid. Mis plaan ongi hoida ilmselgelt distantsi, kasutada oma head jalgade tööd ja panna maksma ta iga rünnaku katsest. Aitäh, Maicel Astur, et sa täna siia tulid ja soovime sulle edu siis kaalu langetamisel, ligistamisel ja kõigil sellel. No Jüri, hästi kiiresti. Mille nimel see käib siis? On mingi auhind või vöö või lihtsalt ei ole? Kõik käib ikka krõbiseva eest, ehk siis raha nimel. Kell on 8 ja 19. Vabavõitlejad, kes peavad juba 20. septembril ehk laupäeval astuma puuri, Maicel Astur. Ole hea, tule lähemale. Tere sulle veel kord. Kuidas see võimalik on? No kausama siis, aga ise ka natuke üllatunud. Praeguse hetkel ootan väga, mis teised mehed näitavad kaalul ja mis nippa nemad räägivad. Ja, aga sa ei võitle nendega praegu. Ei, ma ootan, mis nippa nad räägivad. Kas kaalu võtta, siis mitte pigem arvasin, et on kilo üle, aga on 6. Tundub, et minul läks midagi valesti. Aga sul on koju kaalu, ma ütlen. Mul on kodus kaal, aga midagi läks valesti, nii et ma ootan väga, mida teised mehed räägivad, mis nippe neil on ja ootan neid kindlasti enda peale. Okei, aga no sul on mingi plaan. Praegu see hetkel õnnele loota. Seda ei õnnele loota. Kas see tähendab nüüd mida? Järgmised 2 päeva, sa oled ju varem ka seda teinud, sa oled seeni võitma. Hea kunda. Ühesõnaga tuleb samasse kohta.
lähed siia, saaks see ma arvan küll. Aga mis sa arvad, kui sul on võimalus, kas sured homme või võtad 5 miljonit, mis valisid? Võtan 5 minutit ja tulen homme või? Jah. Seda see sama küsimus, mis see naine küsis, et sellest alati intervjueerida. Ma võtan 5 minutit. Aga. More fight to weigh in. This is our main event of the evening in the professional welterweight division. Please welcome firstly to the scales from Poland, Oskar Herczuk. Herczuk weighs in at 78.10 kilograms. Now let's welcome his opponent from Estonia, Michael Astor. Astor weighs in at 77.50 kilograms. We have a main event. No nii, tervist, Michael Astor, main event, ilusti kaalus. Millised on esimesed emotsioonid praegu? Emotsioonid on head, kaalu võtleks hästi. Taastumine praegu on läinud hästi, tunnen ennast väga hästi ja võrreldes eelmise rajuga tunnen, et seekord on isegi parem taastumine olnud. Kuulsime ka siin, et vastane ei saanud kaalu, et oli 600 grammi üle. Kui palju see sind mõjutab? Suures pildis ei mõjuta, lihtsalt ongi siuke nagu ebaprofessionaalsuse teema rohkem, muud midagi. Et suures pildis 600 pole õnneks nii palju, et me räägime 2-3-4 kilost. Et ma arvan, et see mõjutab tema homset ehitust rohkem. Oma kahel viimasel rajul oled väga veenvalt võitnud, eriti siis viimasel lõpetusega, ja nüüd käisid ka 3-nädalasel kämbil, et mida me näeme uut Michael Astorit? Ma arvan, me näeme enesekindlamat MMA võitlejat, kellel on aega areneda, õppida ja panna kõik rohkem veel kokku. Sinu tänane rekord on 4-0. Homme loodetavasti on see 5-0. Mis see tähendaks sinu järgmises, mis oleks see järgmine samm su karjääris, et liikuda UFC poole, sest me kõik teame, et see on sinu suur unistus? Jaa, see on minu suur unistus, aga praegu isegi järgmist sammu ei ole mõelnud. Ainult kõik fookus on olnud rajul. Mul on palju vigastusi, nii et minu eesmärk on olla, jõuda rajule kohale ja seda ma tegin. Me oleme siin kaalune tehtud, homme fighti päev, nii et selles ma saan linnukse kirja panna, et ma olen siin. Igal juhul palju edu, aitäh sulle ja loodame ägedat main eventi homme. Thanks, Michael. Vasak külge. Pikk päev hakkab vaikselt jõudma selja taha.
ei tea, mis kell on, kella pole. Veel videos väike varjuboks, väike face-off ja siis oleme valmis minema koju ja sööma. Pilk. Säbele. Paremale. Tõmbad täitsa põhmal. Ramputa ühtepidi, ramputa teistpidi. Käsi, õlga, nägu. Väga hea. Sa oled valmis. Olen valmis, aga ma arvan, sul on rohkem sees. Või minna? Või. Hääl läks ära kohe. Mõnus. Pange telekast vaatama, tahaks seda vaatama natuke. Saatsid hea loogiklippi endale. Go! Okei, väga hea. Michael võib koju minna. Oskar, no your turn. Okei, sulle. Michael